Meie täna väitleme teemal arvutite poolt või vastu. Meie väidame, et käitumine muutub. Aga siis sa ei pea mängima vägivaldselt mänge. No mina väidan, et arvuti kasutamine kahjustab tervist. Ja ka siis ära ole liiga palju arvutis. Mina väidan, et arvutis võivad levida kahjulikud viirus, näiteks tuleb tõmmata viiruse vastane mingi. Arvutist võib saada ka sõltuvusi. Siis pane arvutile mingi piiranglupp peale. Arvutist võib valet infot ka saada. Aga kasuta selliseid infoallikaid, kus sa tead, et kõik on tõene. Vaatad? Siis sa ei peagi arvutist vaatama. Sa võid ka ju raamatust vaadata. Siis vaatad raamatust. Kui ei ole raamatust. Aga siis ostad raamatu. Sa valid uue teema. Mina väidan, et arvutis võivad olla pahatahtlikud jälgijad, kes tahavad ainult sul halba. Aga siis suhtle sõpradega pigem internetis. Aga arvutid võivad tekitada kahjulikke kiirguseid. No siis mängi pisut arvutist kaugemal. Siis pane see arvuti valguskiirgus väiksemaks. Arvutis võib tekkida küberkiusamist. Aga siis ära räägi nendega. Või ära panna nende alla sattuda. Aga kui ei saa blokkida. No siis sul sõbrast ära. Aga nad ikkagi saadavad sulle. No joo, aga sa ei tee välja lihtsalt. Ma tean, aga kui sa ei saa välja teha. Ongi sellised mentid. Aga nad ainult ei suhtle, nad võivad ka sinust mingeid videosid või... No aga siis lähebki menti. Ongi. Ja nad võivad levitada halbu pilte ja... No siis ütled, et see ei ole sina. Sa lähebki vist Aga kui sa oled sina sa lähed politseisse, siis teed avalduse. Jah, ongi. Nii, lähme politsei juurde. Mis edasi tuleb? Mis veel poolt on? Miks arvuti? Sellepärast, et Vastu, vabandust. ülekuumeneda ja plahvatada. Siis ära ole liiga palju arvutis. Aga see võib ka ülekuumeneda ja plahvatada siis, kui mõni loom arvuti peale. Siis pane arvuti samale. Kus sa tead, mis hetkel see võib plahvatada? Aga arvutil on jahutus ka ju. No, kui sa ei tea, mis hetkel plahvatab, pane Jahutuse käib. Kus ei ole valmis. Igal arvutil peaks olema. Siis võtad parema arvuti. Aga arvutid maksavad palju. Arvutid maksavad palju. Mis te ütlete selle kohta, poisid? Aga Siis ostad arvuti. Sa ei pea kõige kallimad ostma. Sa ei peagi kõige... Nüüd vana vahasta. Kõige odavam. Arvutis on häkkeri, kes võivad leida sinust privaatset infot kontodel. kasutad ka samamoodi Paned oma konto viirustõrje. kinni. Vahetab parool või midagi sellist. Või siis lasen näppu lukku. Aga mis sa siis ei katsi? Issand, panen blokin nüüd ära. Aga sa võid reaalsustaju kaotada. Millest? Reaalsustaju võib kaduda. Aga siis ära ole liiga kaua. Aga käib õues ka. Ja ära pane kaardinaid ette, nagu kui sa arvutis oled. Ära pane kardinaid ette, kui sa arvutis oled. Mis see muudab? Muidu ei tule nagu päevavalguses, ei ole nagu... Muidu oled Okei, väga hea point, jah. Et arvuti võib ise otsuseid teha. Aga siis bloki arvuti ära ei suuda. Arvutit on aga tüütu kaasa kanda igal pool. Siis ära kodane kaasa. Ma tean, aga kui sul on vaja seda kaasa võtta. Aga kui on vaja, mis siis teeme? Ikka. Aga ikkagi on Aga siis siin telefonis ka teha ju. Aga Siis sõidad auto kannatad ära. Ongi, siis kannatad ära lihtsalt. Nõrgad makaronid. arvutis võib olla näiteks ohtlikud mängud ja äpid. siis ära tõmba. Aga kus sa tead, milline äpp on ohtlik ja milline? Ja kust me teame, milline on ohtlik ja milline mitte? Mis on sellise imeliku firma poolt tehtud? Vaata selle mängu, kus sa tead, millised firmad on imelikud ja millised No. Sealt on näha, kes sa tõmbad, siis ta näitab seda firmat.
sa saad uurida ka. Kus sa tead, milline firma on? Isegi kui sa tead, Sa saad selle firma kohta ka. aga võib-olla mõned ei tea firmasid. no siis nemad lihtsalt ei oska. Siis neid uurima. kasutada. Siis nad võtavad arvutist ainult infot ja ei mängi mingeid hullu mänge. no jaa, aga arvutimängud on sellised, mis võivad sind vägivaldselt muuta. Mängid harivaid mänge. no tooge mõni näide harivast mängust. Matemaatikamängud. pranglimine. ahah, Tiia testid, miksik ja palju muud. nii tüdrukud, on teil mingisugune väga hea vastulause veel? aga see mäng Sinivaal, need on enesetapumängud. no siis ära mängi. aga sa ei saa seda mängu lõpetamist. või viskab. aga kui sa sõltuvuses oled? no ära siis mängi seda mängu, kui sa mängid, siis sa ei saagi lõppu. aga kui sa oled sõltuvuses, mis siis saab teha? peale see, seda mängu mängida. jah, teatud vanematele. vanematele teatud. ja siis saab juba sind edasi aidata vanemad. kui sa lähed sinna juba sisse, siis sa enam sealt välja No ei saa. jaa, aga Youtube'is on videosid üleval, et kui sa lähed sinna sinimänguvaala sisse, siis mine noh, siis sa lähed politsei juurde ja teatad nagu nendest, kes sind nagu sinna mängu kutsusid. aga kõik ei pruugi teada, et Youtube'is selliseid videosid on. sellise asjaga tegeleda. kõik ei pruugi teada, et Youtube'is selliseid videosid. aga sa ei saa et siis kui sa ei saa Sinivaala mängust välja minna, sa ei saa isegi oma ära mängi arvuti, issand jumal, hakka kusagil mujal mängima. mängi sa viskad lihtsalt arvutist välja. Nad ikkagi leiavad need, siis sa oled öelnud kõik. aga siis seda siis sa lihtsalt ei mängigi. blogid kassi. kui sa sõltuvuses oled, siis on Nii. väga raske mitte mängida. poisid, kas teil on mingi väga hea poolt argument veel? seda meest, kõige parem. nii, mis see oli, ütle uuesti. et seda meest pannakse kinni vangi. ei, ma mõtlen arvutite poolt või vastu, on teil mõni arvutitega seoses väga hea poolt argument veel? et arvutitega saab mingeid faile salvestada, ehk siis mingeid tähtsaid asju. aga vahepeal võib arvuti näiteks ise need ära kustutada. ja kui ta juhtimise ise üle võtab. kontrollid üle, kas salvestasid ära või mitte, jumal küll. Need võivad salvestada. nii, sa võid kinni panna ja näiteks ta võib ise ära kustutada. no aga siis salvestas ära ta korralikult ja vaata. proovime ükshaaval rääkida. ja kui see kustutab selle ära, siis sa saad ju uue kirjutada. aga äkki sa saad ainult ühe korra seda ära laadida? kuidas saab ühe korra? sellist asja ei ole. kui see ei väga lihtne ja sa ei jaksa jälle seda kirjustada. no siis võtad rohkem aega. ongi noh. kui aeg kulub ainult õppimisele. siis õpid kohe alguses ära, noh. nädalavahetusel. aga kui see on väga tähtis. mis asi? siis sa saad, me ütlesime, siis kui see fail on siis kirjutad telefoni. siis alustada aga need failid võivad ohtlikud ka olla. no aga kui sa ise kirjutad faili, kuidas sa saab ohtlik? aga siis, kui sulle saadetakse fail. siis ei võta vastu. siis ma kuskil teha, kas see on ohtlik või mitte. jaa, äkki on see mingisugust töö. No mida mulle või töökaas, näiteks siis. siis see ongi mingi kirja. aga võib-olla võõras äkki tuleb püksi. aga äkki tema ka ei teadnud, et see on mingi ohtlik fail ja siis sa teed selle lahti. aga teises arvutis. nii, selle kohta oleks töökaaslase. nii, kuulge, mulle tundub, asi läheb päris tuliseks praegu. aga teeme niimoodi, et vaatame lõpetuseks, kõik olid väga head argumendid, mis te välja tõite siin. aga tõstame korraks käed ja loeme kokku, et kes on pigem arvutite vastu, julgelt tõstab käe see, kes pigem arvutite vastu. nii, okei. ja kes on pigem siis arvutite poolt. nii, kahe vahel olete. Joosep, miks sa kahe vahel oled? sest arvutiga saab nii palju teisi asju teha, mida nagu mingite selliste teiste asjadega ei saa teha. et ja arvutil on suurem ekraan kui telefonil. ja suurem ekraan ei riku nii palju silmi kui väike ekraan. hea küll.
hea küll, aga esimese väitluse siis lõpetame viigiga siiski. Sõbraliku viigiga loodetavasti. Hea küll, ütle viimane Gerda veel, no. Et lähme selle Sinivala mängu teema juurde tagasi, et siis kui me sisestame valed andmed, siis me saame teise inimese elu ohtu. ma panen mingi suvaka nime lihtsalt. Aga see suvaline nimi võibki olla ju kellegi nimi. paneb mingi Tarmo Parm, sellist nime ei ole kellelgi. Täiesti vabalt võib olla. Võib-olla. sa paned lihtsalt mingi kalendripoiss 27. siis paned mingi suvaka nime. näiteks paned mingi välisriigi nime. sa ei pea üldse selle sinise. Vot, ma arvan ka, et lõpetame selle lausega, mis Ragnar ütles siin, et Sinivaala pole üldse vaja mängida. Aitäh! kõik need kontod, mis sa endale teed, seal on ikkagi sinu andmed sees. kas sa saad need Jah. sa ei pea andmeid kirja panema. mängima. Aga ikkagi, kui sa teed uue konto, siis sul ikkagi, sa pead kõik andmed sisestama. ja kui sul on näiteks YouTube'i konto, teed endast video, siis kodus on ju kõik need kohad näha. aga sa saad ju blokkida need kõik ära. näita, kus sa elad. konto saab kinni ka panna. kui YouTube'is näidatakse, kus sa elad, aga tausta järgi saab aru, et siis kui sa oled seda maja sisemust näinud kuskil uudistes või ma ei tea kus. ja või siis aknast näed välja. võib-olla see inimene teab, kus see koht on. aga kui ma küsin, siis sa lähed Sinivaala mängima, mis sa vastad? ei lähe. mis siis teema on? Jah, ei lähe. me praegu Lehvitame ja lähme tunni juurde edasi. ikkagi jäi mäng viiki. Jäime viiki ja lõpetame tänaseks järgmine kord. Uus teema. Nii. Bye.